Filmitalgud on jõudnud staadiumisse, kus otsitakse võttemeeskonda. Mida tahetakse võttemeeskonna inimestelt? Millised isikuomadused peavad neil olema? Mida nad peavad oskama? Läheme uurime pearežissöörilt, Mikk Rannalt ja kunstnikelt, mida nad otsivad nendest inimestest ja mida nad soovivad neist näha. Ja sina valid nüüd sellest seltskonnast keda siis? Režissööre ja... Mina olen teinud valikuid režissööride ja siis nii-öelda monteerijate siis tööprotsessidele osalejateks. Mida te nendes inimestes kõige rohkem siis vaatate või hindate? No esimene valikukriteerium on ausalt öeldes see, et kui inimene ei ole ühtegi näident iseendast pannud, siis me vaatame seda, et ta on ikka kas ta on laisk, lohakas, rumal või tal oli liiga vähe aega. Igal juhul või tal ei olnud ikkagi piisavalt soovi ka, siis me ei saa seda arvestada, eks ole. Mida see kogemus annab nendele inimestele? Nüüd, eks igal ühel on oma enda soovid, eks ole. See, kui sa oled ikkagi päris paljude inimestega koostööd teinud, kui sa oled pidanud ka võõraste inimestega suutma neid juhtida, siis see annab eluks siukese väga konkreetse kogemuse näha asju tervikuna. Režissöör tuleb ju platsile niimoodi, et ta ise justkui ei tee mitte midagi, aga ta peab nendest kõikidest väikestest tööprotsessidest teadma, mida seal tehakse. Räägi, Pille, mida sina filmitalgutel teed? Mind on siis valitud kostüümikunstnikuks ja minu ülesanded siis põhimõtteliselt ongi juhtida kostüümiosakonda ja leida endale siis abilisi, kes koos minuga saaks luua kunsti. Millised omadused peaksid siis olema sellel inimesel, kes kandideerib kunstniku rolli? Mina isiklikult sooviks siis näha inimest, kes tahab teha tööd ja kellel on tahe töötada meeskonnaga. Mina olen siis peakunstnik, kes vastutab pildi visuaali eest nii-öelda koos operaatoriga ja vastutab ka nende eest põhimõtteliselt, mis on rekvisiidid, kuigi mul on eraldi rekvisiitor, kogu selle nii-öelda visuaali eest siis, et mis lokatsioonid tulevad, mis sobib, mis ei sobi. Sina otsid ka endale filmimeeskonda siis kunstnik, et keda sa täpsemalt otsid? No, kui ma nüüd need nii-öelda kandidaate läbi vaatasin, siis ma ikkagi vaatasin, et kellelgi võiks mingisugune kunstiline kogemus või siis mingisugune külg nagu olla. Ta oleks ikkagi see visuaalne nägemine ja kompositsioonitaju olemas. Aga samas on ka vaja sellist inimesi, võib-olla kellel on mingid head tutvused või kes oskab hästi nagu sebida mingid asju. Et see on ka hästi oluline, et kui mul on vaja mingit mis iganes lampi, siis ta teab, kust selle saab, toob selle õige lambi mulle ja kõik on nagu olemas. Mida me siis teada saime? Otsitakse töökaid inimesi, inimesed, kes suudavad meeskonnas töötada, kes mainivad ära oma anded, milles nad osavad on, kindlasti ütlevad seda. Ei tasu ka võtta kõiki valdkondi enda peale, piisab ühest. Kindlasti tuleb olla usaldusväärne. Sind otsitakse. Sind ja liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.